Selles videos näitan, kuidas esitada keskkonnaloa taotlust. Pärast sisselogimist ava põhimenüüst Minu asjad ja vali Taotle uut luba. Järgmise sammuna palub süsteem valida, millise valdkonnaga sinu taotletav tegevus on seotud. Näiteks valin nimekirjast jäätmete valdkonna. Seejärel tuleb valida, kas soovid taotleda registreeringut, keskkonnaluba, keskkonnakompleksluba või mõnda muud valdkondlikku luba. Antud juhul näitan keskkonnaloa taotlemist ning vajutan keskkonnaloa valiku juures nupule Taotle. Juhul, kui sul on jäänud taotluse sisestamine pooleli, küsib süsteem, kas soovid jätkata pooleli oleva taotluse sisestamist või alustada uue taotlusega. Uue taotluse alustamiseks kinnitan, et soovin luua uue taotluse. Edasi avaneb taotluse üldinfo leht. Siin tuleb valida taotlusega seotud tegevusvaldkonnad. Kui taotled kompleksluba, märgi tööstusheite reale jah. See avab kompleksloo taotlemiseks vajalikud lisavormid. Hetkel, kuna näitan keskkonnaloa taotlemist, võtan märke maha. Kui juhid reovett ühiskanalisatsiooni, märgi ka sellele reale jah. Lehe alumises osas on valdkondade kaupa loetletud tegevusalad. Tähista kõik tegevusalad, mis on sinu taotlusega seotud. Kui valikud on tehtud, vajuta nupule Salvesta valdkonnad. Sellele lehele saab hiljem alati tagasi pöörduda nupu üldinfosse kaudu. Kui siin muudatusi teha ei soovi, vajuta Edasi, et liikuda taotluse vormide juurde. Nüüd kuvatakse taotluse vormide loetelu koos nende täitmise edenemisega. Halli värviga märgitud vormid on mitteasjakohased. Pliiatsi sümbol vormi nime juures näitab täitmise staatust. Hall pliiats tähendab, et vorm on täitmata. Roheline pliiats aga seda, et vorm on täidetud või seda pole vaja täita, sest vorm ei ole asjakohane. Vormi pealkirjale klõpsates avaneb vorm täitmiseks. Vormide täitmisel on abiks juhised vormipäises, infomullid ning täpsustavad abitekstid väljade all. Pane tähele, et andmeid ei salvestata automaatselt. Pärast andmete sisestamist vajuta kindlasti nupule Salvesta. Nupp Salvesta ja kontrolli aitab tuvastada võimalikke vigu, näiteks täitmata kohustuslikke välju. Nupust Järgmine saad liikuda järgmise vormi juurde. Vormide loetellu pääsed nupu Vormide nimekiri kaudu. Alati pole vaja kõiki taotluse vorme täita. Näiteks vormi 3.8 pole vaja täita juhul, kui luba ei taotleta ohtlike jäätmete käitlemiseks. Sellisel juhul ava vorm, vajuta Vorm ei ole asjakohane ja Salvesta. Kui kõik taotluse vormid on täidetud, vajuta nupule Taotluse kontroll. Kui süsteem vigu ei tuvasta, saab edasi liikuda taotluse kinnitamise ja riigilõivu tasumise juurde. Kinnitamisel kuvatakse teavitus võimalike täiendavate kulude kohta seoses ajalehes teadete avaldamisega. Tutvu teatega ning jätka kinnitamisega. Riigilõivu tasumise lehel saad valida, kas tasud lõivu kohe pangalingi kaudu, hiljem pangakontoris või ülekandega. Teatud juhtudel ei ole riigilõivu tasumine vajalik. See puudutab mõningaid parandus- ja muutmistaotlusi. Sellisel juhul lisapõhjendus ning kinnita, et oled riigilõivust vabastatud. Kui oled riigilõivu tasunud väljaspool süsteemi, saad siia üles laadida maksekinnituse. Pärast riigilõivu tasumist allkirjasta taotlus ning edasta see Keskkonnaametile. Sellega ongi taotlus edukalt esitatud.